Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Loeb 1918. aasta 23. veebruaril Endla teatri rõdult tollane maanõukogu liige, hilisem Pärnu linnapea Hugo Kuusner. Esimese punktina rõhutab manifest. Kõik Eesti Vabariigi kodanikud usu, rahvuse ja poliitilise ilmavaate peale vaatamata leiavad ühtlast kaitset vabariigi seaduste ja kohtute ees. Ning 7-punktisest juhtmõtete paketist 4. märgib see. Ajutisele valitsusele tehtakse ülesandeks viibimata kohtuasutusi sisse seada kodanikkude julgeoleku kaitseks. Iseseisvusmanifestis ajutisele valitsusele antud juhtmõtted ei jäänud vaid deklaratiivseteks. 1918. aasta lõpus sai selgeks, et riigikorra muutumisega seadusetuse olukorda ei teki. Võeti vastu seadus ajutiste kohtute sisseseadmise kohta, mis lisaks kohtute töö nii-öelda seadustamisele ütles ka sõnaselgelt, et kohut mõistetakse senini kehtinud Vene seaduste järgi. Olgu siinkohal öeldud, et seni kehtinud Balti eraseadus ja nuhtlusseadus jäid Eesti kohtute töörütmi määrama veel pikaks ajaks. Uus kriminaalseadustik jõustus koos uue kriminaalkohtupidamise seadustikuga alles 17 aastat hiljem, 1935. aastal. Ning välja töötatud tsiviilseadustik ei jõudnudki nõnda kaugele. 40. aastaks oli seadustiku eelnõu jõudnud küll juba parlamenti arutamisele, aga seadust vastu võtta ei jõutud. Enne tegi ajalugu omad korrektuurid. Aga ainult seadused ei mõista õigust. 1918. aasta novembris võttis toonane kohtuminister Jüri Jaakson vastu korralduse, mille kohaselt pidid kõik Eesti Vabariigi kohtud alustama tööd 2. detsembril. Valitsus määras ametisse uusi kohtunikke ja kohtute esimehi. Väljatoomise on siinkohal ära teeninud Tallinna ringkonnakohtu etteotsa määratud Jaak Reichmann, kes on tänaseni kõige pikemalt ühte kohut juhtinud kohtunik. Sõna otseses mõttes suurtükimürina saatel peeti ka esimesed istungid vabas Eestis. Algas vabadussõda. Sõda veel kestis, kui asutav kogu võttis vastu Riigikohtu seaduse. Selle seaduse alusel hakkas vastsündinud Eesti riik kokku panema kõrgemat kohut. Seda kohut valiti juhtima Kaarel Parts, endine maanõukogu esimees ja asutava kogu liige. Praegu on meie oma riigi rajamise aeg ja Riigikohus peab olema üks riigi rajajaist. Sõjamehed on oma kohuse rahva eest täitnud, kui tsivilistid, nagu ka kõrgemad ohvitserid, peavad oma teenistust jätkama, kuni kord on loodud. See on meie teenistus ja meie kohus, kirjutas Parts kolleegidele. Riigikohtu esimese koosseisu kokkupanemine ei olnud kerge. Asutavale kogule tehti mitmeid ettepanekuid, millega nad nõustuda ei saanud. Samuti oli juriste, kes ise austavast ametist loobusid. Riigikohus alustas tööd 9 kohtuniku asemel 7 kohtunikuga. 1940. aastal oli riigikohtunikuks olnud ühtekokku 29 meest. Oli 14. jaanuar 1920 Tartu vabastamise esimene aastapäev. Madalama astme kohtutes käis töö juba ammu täie hooga. Riigikohtule tööks määratud Vanemuise majas toimusid Eesti-Vene rahuläbirääkimised ja Riigikohtu töö polnud seni veel alanud. Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa rahulepingu allkirjastamiseni oli jäänud mõned nädalad. Riigikohtu esimene istung toimus Tartu Raekoja saalis, sümboolselt just Tartu vabastamise esimesel aastapäeval. Miks just Tartus? Kõrgeima kohtu Tartusse kolimisega
Loodeti tagada tema suuremat iseseisvust teiste riigivõimuharude suhtes, paremat kontakti Tartu Ülikoolis töötavate õigusteadlastega, ülikooli raamatukogu kasutamisvõimalust ning paremat kättesaadavust riigi elanikele. ...1920. aastaks oli seega justiitssüsteem tööle lükatud. Tänapäevaga paralleeli tuues oli kohtusüsteem ka toona 3-astmeline, kuid 4-lüliline. Kohtusüsteemi esimese lüli moodustasid toona rahukohtunikud ehk jaoskonnakohtunikud. Rahukohtunike apellatsiooniastmeks olid rahukogud, hilisemad ringkonnakohtud. 3. lüli oli üleriigiline apellatsioonikohus, kohtupalat, hilisem kohtukoda. 4. lülina astus mängu Riigikohus. Kurioosne on see, et kõik kohtud töötasid teatud asjade puhul ka esimese astme kohtutena. Kuni 20. aastate lõpuni käis Eesti Vabariigis üsna tavapärane kohtupidamine, kuivõrd see üldse on võimalik värskelt loodud riigis. Ikka vajas kohtupraktika kujundamist ja esile kerkisid halduskohtupidamisega seonduvad probleemid, millega varasemalt Vene impeeriumi osana ei oldud kokku puututud. Riigikohus tegeles üpris agaralt ka kodanike põhiõigusi puudutavate küsimustega ning nende lahendamisega. Äsja lõppenud vabadussõjastki kerkis neid veel mitme aasta jagu. Aga siis 20. lõpus ja 30. alguses toimus nihe. Üha vähem tegeldi neil aastatel põhiõiguste kaitsega. Sageli jäeti asju, mis tänapäeva mõistes oleks vajanud reageerimist, lihtsalt läbi vaatamata. See nihe oli pigem tunnetuslik kui faktidega seletatav ja oli üsna tõenäoliselt tingitud toimuvatest muutustest Eesti ühiskonnas ja poliitikas. Pöördepunkti Riigikohtu tegevuses on raske välja tuua. See võis olla aasta 1934, kui arreteeriti Petseri rahukohtunikust paps Max Kurre, ilma Riigikohtu eelneva nõusolekuta, mis seaduse järgi oli vajalik. Või jättis Riigikohus läbi arutamata terve rea kaebusi, mis vaikiva ajastu alguses mitmelt poolt tulid. Muuhulgas kirjutas vanglast kaebuse administratiivosakonda ka vandeadvokaadist Vabadussõjalaste Keskliidu keskjuhatuse liige Theodor Rõuk, kes taotles riigivanema tegevuse seaduspärasuse kontrollimist. Riigivõimu tsentraliseerimine ning vaikiva ajastu algus ei saanud aga Riigikohtult mitte mingisugustki hinnangut. 1934. aasta riigivanema dekreediga otsustatakse Riigikohus kolida Tartust Tallinnasse. Riigikohtu asukoht on algusest peale seotud kohtuvõimu sõltumatuse teemaga, ent 34. aastal pole debatiks ruumi. 35. aastal, kui kolimine reaalselt aset leiab, on Riigikohtu Tartust ärasaatmine üsna isemeelne üritus, kus peetakse kriitilisi kõnesid. Tallinnas Wismari tänaval sisse seatud maja on aga kohtutööks igati ümber ehitatud, läbinud põhjaliku uuenduskuuri. Teistes kohtutes on elu mõnevõrra rahulikum. Ka sedavõrd rahulik, et remonti pole neis majades ammu tehtud. Pätsi ajal sünnib küll idee kohtupalee ehitamiseks Tallinnasse, aga taas saab aeg otsa. Vaikiva ajastu ideoloogiast lähtuvalt on ka kohtupidamine neil aastail rahulik toimetamine. Kuna äsja on ilmavalgust näinud uus kriminaalseadustik, on just kohtute kriminaalosakondadel käed-jalad tööd täis. Elatakse ka tsiviilseadustiku ootuses. – 1939. aasta baaside leping ning 40. aasta esimese poole arengud toovad ka kohtusüsteemi muutused. 40. aasta suvel läheb kohtunike ametisse nimetamine ja ametist vabastamine presidendi käest rahvakomissaride nõukogu kätte. Usinasti hakkas uus valitsus kohtunike ametist vabastama
ning mõningal juhul ka arreteerima. Jaak Reichmann, kes esimese mehena vabas Eestis kohtunikuks nimetati, vabastati esimeste hulgas kohtukoja esimehe ja kohtuniku ametist. 40. aasta varasügisel alustatakse ka Riigikohtus puhastustööd. Mitmedki riigikohtunikud arreteeritakse. 29. detsembril näeb ilmavalgust kohturahvakomissari Aleksander Jõeääre käskkiri Riigikohtu tegevuse lõpetamise kohta. Juba 2 päeva hiljem peab Riigikohus Mihkel Klaasseni eesistumisel oma viimase istungi. Madalama astme kohtutes asuti 40. ja 41. aastal kohtunikke ümber paigutama. Osa neist vabastati ametist jäädavalt. Püsima jäid jaoskonnakohtud ja ringkonnakohtud. Kohtukoja baasil ehitati üles Eesti NSV ülemkohus. Kohtunikud jagasid 40. aastal rahva saatust. Oli neid, kes lasti maha, oli neid, kes saadeti Siberisse, muist küüditati nii-öelda üldises korras. Osad pääsesid läände pakku ning osad pidasid ka peale võimupööret kohtuniku ametit edasi. 40. aastal elus olnud 21 omaaegsest või ametis olnud Riigikohtu liikmest represseeriti vähemalt 10 meest ning 1 hukkus Eestist põgenemisel. Algas hämar aeg, millele järgnes uus hommik ja päikesetõus. Mitte ainult Eesti inimese, vaid ka Eesti riigi kui õigusriigi jaoks. Hando Runnel kirjeldas aastaid hiljem seda kustumatut lootust enesele iseloomulikul moel. Me palged on pööratud loojangu poole. Me süda on rahus. Meid rõõmustab see, et Koit tuleb loojangu kuklas ja kannul veel enne, kui kustuda jõuabki see.